Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuajaloolane Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus! Tere, head kuulajad! Me võiksime ilmselt esimesel ülestõusmisoktaavil ütelda ka meie raadiosaates välja selle, millega kristlased on tavatsenud teineteist tervitada alati peale ülestõusmispühi ehk Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Täna kommenteerime aga käesoleva nädala esmaspäeval ehk kohe ülestõusmise pühapäeva järgsel päeva hommikul toimunud sündmust, nimelt lahkus siis paavst Franciscus. Ja 12 valitsemisaastat on paavst Franciscus olnud katoliku kiriku juht ning täna võtame kokku tema nii urbi et orbi, ehk siis nii kiriku kui ka maailma jaoks olnud valitsuse. Ja Franciscus oli järjekorras 266. paavst, valiti ta paavstiks 13. märtsil 2013 ning nagu mainitud on ta siis kuu ja natukene rohkem olnud paavstina kui 12 aastat. Franciscus kirjutas 74 motu proprio läkitust, 92 apostellikku kirja, 7 apostellikku eksortatsiooni, 20 apostellikku konstitutsiooni ning 1 paavstliku bulla ning võttis ette muuseas ka 40 ametlikku paavstlikku visiiti väljaspool Itaaliat ja üks nendest oli ka visiit Eestisse. Nimelt 25. septembril aastal 2018 külastas paavst Franciscus Eestit ning Eestiga seoses muuseas on paavst Franciscusel veel seegi asi, et 26. septembril moodustas ta apostelliku administratsiooni asemel Tallinna katoliku piiskopkonna. Seda nüüd siis esimest korda põhimõtteliselt peale reformatsiooni. Aga täna siis kommenteerime paavsti pärandit, neid 12 aastat. Ja ma mõtlesin, et esimene asi, mis mulle viimastel päevadel on silma hakanud, et ilmalik ja paljuski ka kiriklik esmane järelhüüe paavstile on lähtunud pigem nagu tema persoonist ja isiku kirjeldamisest või olgem siis veel täpsemad, pigem avalike suhete kuvandi kommenteerimisele on keskendatud. Räägitakse eelkõige tema valmidusest hõlmata kirikusse erinevaid elualade ja saatusega inimesi, räägitakse tema halastusest, tuuakse ikka ja jälle välja tema kunagine loosung Qui sono io per giudicare, kes olen mina hukka mõistmaks. Jäetakse aga välja tegelikult paljuski see, mille pinnalt ühte paavsti peaks peamiselt üldse hindama. Kuidas ta kirikut valitses, kas ta kaitses Kristuselt apostlite kaudu edasi antud traditsiooni, kas ta kaitses kiriku usku, kas ta edendas kiriku usku ja väline poliitiline tegevus ja see, mida ta tegi kirikus. Need on 2 tasandit, mida me võimegi siin kommenteerida. Mina lähtuksin eelkõige sellest, et me peame paavsti hindama sellena, kes ta ameti positsioonilt eelkõige oli, kuidas ta valitses paavstina, kuidas ta juhtis kirikut. Mina lugesin ühest ka järelehüüdest või kommentaarist või hinnangust siis, mis püüdis ka kokku võtta tema pärandit. Ja see tuli selliselt konservatiivselt katoliiklikult suunalt, kus siis nähti või tõdeti seda, et kui Benedictus 16. tagasi astus ja tegelikult võib-olla tulekski nagu mõelda nüüd sellele hetkele, sellele ajahetkele, momendile, et mis valitses toona, millised ootused valitsesid toona katoliku kirikus ja võib-olla kristlaskonnas laiemalt, et milliste probleemidega oli paavst Benedictus seisnud silmitsi ja mida siis pärast tema ootamatut tagasiastumist siis oodati uuelt paavstilt. Et me mäletame ju, et
katoliku kiriku juhtkonnas või täpsemalt küll siis nagu kuuriates või seal Vatikani valitsusasutustes oli ju probleeme olnud just nimelt rahade kasutamisega, et see oli kuidagi kontrolli alt väljunud, olid seal igasuguseid intriige ja uuelt paavstilt oodati eeskätt seda, et ta paneks nagu selle kiriku majanduspoole korda. Ja siis see katoliiklik konservatiivne kommentaator joonis alla või tõi välja paavst Franciscuse puhul, et sarnaselt oma kahe eelkäijaga ehk siis Johannes Paulus II ja Benedictus XVI osutus siis ka tema õpetavaks paavstiks. Sest nii Johannes Paulus II või peaks ütlema püha Johannes Paulus II, ta on ju pühakoks kuulutatud ja ka Benedictus XVI olid ju mõlemad eeskätt õpetamisele, kiriku õpetuse edasiandmisele keskendunud paavstid. Ja kui nüüd oodati sellist reformipaavsti selles mõttes, kes nagu selle paavstliku majapidamise ja asjaajamise kuurias nagu korda paneb, siis tegelikult Franciscus otsustas samuti hakata tegelema õpetamisega, mis ongi ju tegelikult paavsti peamine ülesanne üldse, mitte siis olla mingisugune manager kiriku juhtkonnas, vaid eeskätt ikkagi kiriku õpetuse, traditsioonilise õpetuse esiletooja. Aga nüüd selles aspektis osutus, et paavst Franciscus tahab muuta, kui mitte õpetust ennast, siis vähemasti teatud aktsendid ära nihutada sealt, kus nad varem on olnud. Ja kiriku ajaloolasena ma pean vaatama ja olen harjunud vaatama asju natukene laiemas kontekstis, mitte ainult nagu ühe isiku, ühe persooni kontekstis, tema tegevuse kontekstis. Tegelikult me räägime ju palju laiemast sellisest tendentsist või suundumusest Kristusest laiemalt, aga konkreetselt ka Rooma katoliku kirikus, mis on tulnud eriti jõuliselt nähtavale 60. aastatel möödunud sajandil, kui toimus teine Vatikani kiriku kogu ja mida siis on hinnatud kui kiriku avanemist, katoliku kiriku avanemist modernsusele, tänapäeva maailmale, selle maailma mitmesuguste suundumuste ja hoiakute omaks võtmisele või vähemasti nende mõistmisele. Ja kui Benedictus XVI üritas, olles küll ühelt poolt siis selle teise Vatikani kiriku kogu liini pooldaja ja edendaja, üritas siiski rääkida sellisest järjepidevuse hermeneutikast ehk siis väita seda, et see, mis kirikus toimub, ei ole selline revolutsioon, vaid see on lihtsalt uuenemine järjepidevuses kiriku traditsioonilise õpetusega, siis mingis mõttes Franciscus tõi just nimelt esile sellise revolutsioonilise suundumuse, vähemasti minu silmade läbi vaadatuna, nii palju kui mina seda aru saan ja näha oskan, et ta üritas mitte siis nii-öelda tagasi minna sellise kiriku traditsioonilise õpetuse ja praktika juurde, vaid vastupidi, ta üritas seda sellest eemalduda ja mis mõnes mõttes jäigi mulle natukene arusaamatuks, et kuhu ta siis tahtis välja jõuda või mis siis oli nagu selle programmi nagu siht tema enda jaoks, et loomulikult erinevad inimesed ju ootasid nii katoliku kirikus kui ka maailmas laiemalt, et ta võtakski täiesti omaks katoliku kiriku sellise avanemise revolutsioonile, kõik need revolutsioonilised väärtused, aga nagu me võisime siis näha, et tema pontifikaadi ajal teatud aktsendid mängiti ümber ja teiselt poolt teatud asjades ikkagi jäädi endisele usu alusele, eriti kui näiteks abordi teemat selle peale mõelda ja samas muidugi mida ta siis tegi teistpidi siis selle, kuidas selle instituudi nimetus on Roomas eluinstituut.
kuidas ta selle juhtimise ümber korraldas. Nii et ütleme, esimene mulje on väga vastuoluline, aga ma arvan, et on samas ka väga oluline, nagu sa alguses nimetasid, hinnata või vähemasti püüda hinnata seda, mida ta reaalselt tegi, mida ta üldse taotles, mis oli selle programmi eesmärk ja mitte niivõrd seda, kuidas ta inimesena kellelegi tundus sümpaatne või mitte sümpaatne, et see ja loomulikult ka see meediakuvandi loomine, mis oli ka täiesti teadlik tema puhul esimestest hetkedest peale, kui ta juba keeldus apostlikusse paleesse sisse kolimast ja elas siis sellist nii-öelda näiliselt tagasihoidlikku elu seal Püha Marta majas Vatikanis, et ka see on selline meediale suunatud ja avalikkusele suunatud käik, et selliseid nii-öelda meedia ja kuvandiloomele suunatud käike ja samuti sellist isiklikku tuleks tegelikult lahus hoida sellest tõelisest ja tegelikust programmist, mida ta üritas kirikus ellu viia. Minu jaoks võtab sellise, kuidas öelda, liberalistliku kommentaariumi kokku paljuski see, mida kirjutas paavstile järelhüüdeks Eesti Päevaleht. Eesti Päevaleht tema positsioneerumist ei pea pikalt-laialt kommenteerima, aga ma loen siit ette ühe väikese lõigu. Võimalik, et Franciscus, ütleb Päevaleht oma juhtkirjas, oli meeldiv erand konservatiivsete paavstide ridades ning uus juht saab olema tagurlikum. Sellest hoolimata lootkem, et muutus on tulnud, et jääda ning katoliku kirik jääb senisest julgemalt seisma rahu, õigluse ja avatuse eest. See on eriti oluline praegusel ajal tasakaalustamaks maailmas kanda kinnitavat reaktsioonilist ning müüre ehitavat väärtus- ja välispoliitikat. Tsitaadi lõpp. Niisiis selline liberalistlik ja jutumärkides euroopalikele väärtustele suunatud väljaanne nagu Eesti Päevaleht tunnistab Franciscuses neid asju, mis talle kõige rohkem loomulikult meeldivad. Ta on erand nii-öelda konservatiivsete paavstide ridades ning tunneb muret siis selle üle, et uus juht võib-olla saab olema tagurlikum. Sellest hoolimata lootkem, et muutus on tulnud, et jääda. Siin vaatab vastu selline tüüpiline ilmalik suhtumine kirikusse, et kirik on miskit nagu enam-vähem riik või poliitiline partei, mida võib muuta omaenda nägemuse ja käsitluse järgi. Et kui on vaja, siis keerame kiriku täpselt samamoodi sellele rajale, nii nagu on maailm läinud. Ja see võtab teatas mõttes kokku suurepäraselt sellise ilmaliku suhtumise paavsti. Ja tegelikult me peame tunnistama katoliiklastena, et paavst Franciscuse need 12 aastat olid täis mitmeid vastuolusid ja tegelikult ka tõsiseid mullistusi. Ja paavst Franciscus tekitas katoliiklaskonnas ka mitmeid lõhesid traditsioonilisemalt meelestatud katoliiklaste ja siis niinimetatud progressivistide vahel. Ja üks selliseid aspekte, mis tuli välja juba 2016. aastal, oli perekondade sünod ja siis postsünodaalne eksortatsioon Amoris Laetitia. See perekondade sünod muuseas oli selline asi, kus siis üritati ka võimalikult palju kaasata selliseid inimesi, kes räägiksid LGBT teemadel, räägiksid just nimelt seda sama juttu, mida me oleme harjunud niinimetatult perekondade teemal räägitavat kõige liberalistlikemas ringkondades. Väidetavalt selle sünodi käigus toimus väga tõsiseid arutelusid, tõusid püsti väga mitmed väga traditsionaalselt meelestatud kardinalid ja piiskopid, kes vastustasid sellist liini, aga see postsünodaalne eksortatsioon Amoris Laetitia suutis tõepoolest sellest hoolimata äratada väga suure sellise kriitika laine. Nimelt see eksortatsioon leidis, et
katoliiklikust abielust lahutatud ja uuesti tsiviilabiellunud katoliiklastel lubatakse teatavatel tingimustel armulaua sakramendi juurde pöörduda. Ja see on nüüd olnud täiesti uus asi, mida pole enne katoliku kirikus olnud, nimelt abielu on lahutamatu katoliku kirikus ja ebaregulaarsetes abielulistes suhetes inimesed, kes elavad koos, ei saa pöörduda armulaua sakramendi juurde. Ja see olukord oli niivõrd tõsine, et 19. septembril 2016 4 kardinali, itaallane Carlo Caffarra, siis Raymond Burke ja Walter Brandmüller ja Joachim Meissner, kellest viimased 2 on sakslased, esitasid paavstile selle Amoris Laetitia teemal dubia ehk siis küsimuse. Palusid talt klarifikatsiooni, selgitus sellele, et mis nüüd siin öeldud on. Kuidas see on seoses katoliku kiriku traditsiooniga, kuidas see olukord on vastav katoliku kiriku õpetusele. Ja kuulsusrikkalt siis tänaseks päevaks paavst ei vastanud nendele. Paavst ei kutsunud neid ka sellisele läbirääkimistele. See dubia 4 kardinali poolt paavstile edastatuna jäi põhimõtteliselt hüüdjaks hääleks kõrbes. Ja ma mäletan seda, et olgu siinkohal mainitud see, et ma ise olen õppinud Roomas preestri seminaris 5 aastat filosoofiat ja teoloogiat. Ma olen õppinud paavstlikus ülikoolis, Püharisti ülikoolis ja olen 5 aastat hinganud seda õhku seal sisse ja tollel ajal loomulikult oli paavstiks, kui ma alustasin oma õpinguid veel Johannes Paulus II. See oli muuseas üks selline tõsine sündmus, kui Johannes Paulus II suri, sellepärast et minu põlvkonna katoliiklastele oli Johannes Paulus II võrdväärne paavstiga, et me ei olnud näinud mitte ühtegi teist paavsti, me ei olnud näinud kunagi paavsti surma, me ei olnud näinud konklaavi. Ja see oli tõsine raputus. Peale seda tuli Benedictus 16, ma olin ise Püha Peetruse väljakul karjumas Viva il Papa ja tõesti südant täitis suur rõõm, et kardinal Ratzinger valiti paavstiks ja ta võttis omale paavsti nimeks Benedictus 16, sest sealt oli loota just nimelt seda, mida Eesti Päevaleht ei looda. Ehk siis teiste sõnadega traditsionaalselt selgemat katoliiklikku õpetust seismaks nende õpetuste kaitsel, mida kirik on õpetanud ja mille kaitsel on kirik seisnud 2000 aastat, alates oma rajajast, Jeesusest Kristusest ja apostlitest peale. Aga üks asi, mida ma sellega seoses mõtlesin, oli see, et oma õpingute ajal ma ei oleks kujutanud ette sellist olukorda, et 4 kardinali tulevad ja esitavad paavstile õpetuslikus küsimuses duubia või selgitustaatuse. See toona oleks tundunud täiesti mõeldamatu, kujuteldamatu selline olukord. Ehk siis Franciscuse magisteerium ka selles küsimuses lõi sisse väga tugeva lõhe. See tekitas olukorra, kus täiesti tavalised kardinalid tulevad ja ütlevad ja küsivad paavstilt siis nüüd, milles see õpetus seisneb, kuidas see vastab katoliku kiriku õpetusega. Ja mind on teatavas mõttes hämmastanud see, et väga paljudes diotseesides, kaasa arvatud Eestis, on see küsimus kuidagi täiesti vaiba alla pühitud ja seda küsimust ei ole üleüldse käsitletud, aga kirikus on olnud selle küsimusega seoses väga tõsiseid vastuolusid, väga tõsist pinget. See oli esimene asi, mis tekitas paavst Franciscuse puhul juba väga tõsise pinge olukorra. Tõepoolest, mina omal ajal ei oleks sellist olukorda ette kujutanud.
Loomulikult tekkisid juba siis ka erinevad piiskopid, kes väga tõsiselt kritiseerisid neid samme, tekkisid preestrid, tekkisid kogukonnad, traditsionaalsed katoliiklased, olgu Ameerika Ühendriikides ja kommentaatorid, kes seisid sellele temaatikale vastu. Nii et tegelikult see oli selline esimene samm paavsti positsioonides, mis tekitas juba väga tõsist lõhet ja ega siis paavst Franciscus ise tunnistas seda, et tema on tulnud selleks siia, et to make a mess, ehk siis teha sellist, kuidas siis öelda, genereerida korratust pigem kui korda. Ja see Amoris Laetitia andis tõsist ohumärki, et seda, mida me ei olnud näinud kirikus pikka aega, see realiseerus paavst Franciscuse pontifikaadi ajal. Ehk siis kiriku seesmised vastuolud, kiriku selline tõsine nii-öelda mullistunud olek. Ma arvan, et segaduse loomine, segaduse külvamine, teadlik külvamine ongi üks peamisi selliseid tunnusomaseid poliitikaid, mida võib siis lahkunud paavstiga seostada, et ta vastandus või tundus vastanduvat just nimelt sellistele selgetele õpetuslikele arusaamadele, põhjendades siis selliste traditsiooniliste arusaamade kahtluse alla seadmist halastusega. See kurikuulus, eks ole, kes olen mina, et kohut mõista homode üle. Kui ma õigesti mäletan, et siis ta ütles selle välja 2013. aastal juba, ehk siis oma esimesel valitsemisaastal. Ta vist naasis kuskilt välisreisilt ja see oli nagu lennukis antud kommentaar. Võib-olla ma mäletan seda aspekti valesti, aga igal juhul juba toona tema pontifikaadi alguses see, kes olen mina, et kohut mõista, see lause tegi pealkirju ja andis märku, et millise paavstiga ja millise hoiakuga on meil tegemist. Aga ma arvan, et nagu üldistades kõiki mõttes kokku, üritades hinnata kõike seda, mida ta nagu õpetuslikus plaanis tegi, seades ühe või teise dokumendiga või väljaütlemisega kahtluse alla mingisuguse traditsioonilise aspekti õpetuse puhul või ka kiriku praktika puhul, et see on võib-olla kõige enam kirikule kahjuks tulnud. Et mina näen siin sellist selget revolutsioonilist taotlust just nimelt teatud kindlate seisukohtade kahtluse alla seadmisega muuta tegelikkust ja nihutada siis kirikut oma programmi edendamise poole, et siis seda segadust külvates, segadust edendades teha oma järgmised käigud ja selle abil siis muuta seda kiriku sellist doktrinaarset tegelikkust. Ja see on midagi sellist, mis ju tegelikult mitte üheski kirikus ei tohiks nii olla. Et loomulikult see kehtib ju samamoodi erinevate protestantlike ühenduste kohta. Protestantlikus maailmas me näeme täpselt seda sama taktikat, et kui kirikus tahetakse nii-öelda nihkuda edasi progressiivsemasse suunda, avaneda veel enam siis modernsele maailmale, edendada revolutsioonilisi põhimõtteid kirikus, siis see algab sellest, et seatakse kahtluse alla olemasolevad usutõed. Seda, mida kirik on alati uskunud, alati õpetanud. Ja kui me piibli lahti lööme, siis tegelikult see küsimus vaatab meile vastu juba üsna esimestelt lehekülgedelt. Et nimelt üks selline tegelane paradiisi aias nagu madu, kes siis teatavasti
esindab langenud inglit, Lutsiferi, esitab seal täiesti süütu küsimuse, et kas tõesti Jumal on nii öelnud? Ei või olla. Ega siis Jumal ei ole ju ka mingi ilma halastuseta, ilma arusaamiseta olevus, et ei saa olla, et ta on niimoodi käskinud, et ei tohi teha seda või ei tohi teha teistmoodi. Ja seda küsimust nagu kiriku ellu tuues ja nüüd ma räägin palju laiemalt kui ainult katoliku kiriku kontekstis. Ma räägin seda, mis on juhtunud üldse läänemaailmas ja ka mujal maailma erinevates regioonides paljude protestantlike kirikute elus, et kui sa külvad segadust, kui sa sead kahtluse alla sellised arusaamad, siis see loob paratamatult eelduse, et sa saad muuta kiriku positsioone. See siis inimesed hakkavad segaduses olles üksteisele otsa vaatama, et aga mis nüüd juhtus? Aga kuidas me peaksime siis nüüd sellest asjast aru saama? Ja kui seda teeks nüüd keegi usutegelane, mõni piiskop, paavst, patriarh, ma ei tea, pastor, ilma kaasneva retoorikata, mis siis viitab halastusele, inimlikkusele, humanismile, kui ta lihtsalt hakkaks õpetust muutma, ütleks, et ei, ma ei ole nõus selle seisukohaga, selle doktriiniga, selle arusaamaga, mina õpetan nüüd teistmoodi. Et siis saaks teda väga lihtsalt tembeldada ketseriks või öelda, et tema õpetus, tema arusaam lahkneb sellest, mida kirik õpetab, mida kirik usub. Aga kui sul on mõttes ja kui see on sinu programm, et sa tahadki muuta kiriku õpetuslikke positsioone, siis esimese asjana tuleb deklareerida, et ma ei räägi üldse kiriku õpetuse muutmisest. Me ei puutu õpetust absoluutselt, mitte näpu otsagagi. Me räägime sellest, et me peaksime ümber mõtlema teatud kiriklikud praktikad ja me peaksime võtma eeskujuks oma õnnistegija, oma lunastaja ja päästja Jeesuse Kristuse, kes ilmutas ju ka halastust, armastust, mõistmist nende vastu, keda tollane juudi ühiskond tõrjus. Ja kes on väga teravalt võtnud sõna igasuguste variseride, selliste kitsarinnaliste, dogmaatiliste fanaatikute vastu, kes on teinud oma käsitlusega, on moonutanud religiooni, on moonutanud usku ja kes selle tõttu tegelikult on eemaldunud sellest, mida Jumal tegelikult on tahtnud. Ja kui sa põhjendad seda niimoodi, siis on sul võimalik edasi liikuda oma programmi kehtestamisega, oma arusaamade kehtestamisega kirikus. Sest inimesed ei saa aru, et tegemist on mingisuguse väära õpetuse või sellise segaduse teadliku külvamisega. Nad arvavad, et tegutsetakse heas usus, in bona fide. Tegutsetakse halastusest, tegutsetakse inimlikkusest lähtuvalt. Ja see õpetuse täpne formulatsioon või et kas nüüd lubada näiteks neid lahutatud katoliiklasi armulauale või mitte või kas me peame nüüd siis kõiki neid homoseksuaalseid inimesi tõrjuma kirikust, et paavstil on ju tegelikult õigused, mis õigusega meie kohut mõistame nende üle, et küll siis Jumal omal ajal kohut mõistab. Aga me tegelikult ju näeme, et kõigi nende sammudega on ju kaasnenud ka selliste, nagu sa nimetasid, progressiivsete ringkondade selline julgustamine katoliku kirikus ja loomulikult ka laiemalt protestantismis, sest tegelikult ju liberaalsed protestandid olid ju paavst Franciscuse paljudest sammudest väga vaimustatud ja kiitsid neid. Et see julgustab just nimelt selliseid keda võiks tõesti avalikeks hereetikuteks nimetada, näiteks jesuiidi paater James Martin Ameerika Ühendriikidest, kes on üks LGBT asjaajajatest olnud siis katoliku kirikus. Ma saan aru, et ta on lausa mitu korda paavstiga kohtunud, ta on nagu olnud soosingus
igal juhul mingit keelavat sõna ei ole Vatikanist tema suhtes tulnud ja samal ajal, mida me oleme näinud, kuidas mõned sellised konservatiivsete või ka traditsioonilisemate vaadetega piiskopid on oma ametist ilma jäänud või oma positsioonist ilma jäänud. Sa mainisid kardinal Burke'i, tema oli ju Benedictuse ajal või juba isegi Johannes Paulus teise ajal, ma ei mäleta täpselt, saanud Vatikani siis kohtu etteotsa, aga tema siis pagendati sellelt ametikohalt kas vist Malta ordujuhiks, kui ma nüüd õigesti mäletan, ja sealt vist hiljem tehti lahti. Et kannatanud on just nimelt selle poliitika käes konservatiivsed, traditsionaalselt meelestatud kirikutegelased, mis siis tegelikult ju on minu meelest päris selge indikatsioon, mida paavst Franciscus oma pontifikaadiga, oma siis tegevusega paavstina taotles. Et kelle asja ta seal ajas ja kes olid tema nii-öelda loomulikud liitlased ja kes olid need, keda ta kritiseeris ja keda ta siis ka võimaluse korral eemale tõrjus. Ja võib-olla selle mõtteavalduse kokkuvõtvaks ja hetkel nagu lõpetavaks mõttekäiguks toon välja ka selle, et avalikkuses olles küll väga nagu sellise avatud jutuga või avatud hoiakuga ja halastust rõhutava ja esile tõstva mõtteviisiga, siis kinniste uste taga on ju paavsti kohta räägitud, lahkunud paavsti kohta, et ta oli üsnagi autoritaarne, üsnagi ka võib-olla teatud asju meelde jättev inimene, mingis mõttes vastand sellele, keda ta nagu avalikkuses edendas. Vähemasti niimoodi on tema kohta ka räägitud. See segaduse element on äärmiselt oluline selles valemis, mida me viimastel aegadel katoliku kirikus oleme näinud, kahtlemata ka teistes kirikutes ja usulistes ühendustes. Et kui me katoliku kirikust räägime, siis minule tundub, et kiriku sellised usu mahategijad ja modernistid on valinud sellise hegeliaanliku dialektika strateegia. Et ühelt poolt on olemas katoliku kiriku õpetus, aga teiselt poolt üritatakse sinna juurde tuua katoliku kiriku õpetusele vastanduv pastoraalne ettekirjutus. Et kui me hegeliaanliku dialektika valemisse paneme selle, siis katoliku kiriku õpetus oleks justkui tees, aga antiteesina sinna kõrvale pannakse pastoraalne ettekirjutus, mis teatavas mõttes otseselt räägib katoliku kiriku õpetusele vastu. Aga ta ei ole selles samas ordos või selles samal tasandil. Ei tooda sinna vasta mingisugust õpetuslikku elementi, vaid lihtsalt viis, kuidas kirik inimestega käitub. Nii. Ja mis siis juhtub sünteesiga, kui me tuleme Hegeli juurde tagasi? Sünteesiga juhtub see, et kogu see õpetusega vastu olev pastoraalne praktika hakkab võimutsema igapäevaselt doktriini üle. Kuni sellel hetkeni tegelikult, millele siis modernistid loodavad jõuda, mil doktriin teatas mõttes unustatakse täielikult ära või siis visatakse lihtsalt mingisuguse kasutu museaalina käärkambrisse või raamatukogu riiulitele tolmuma. Ja võimutseb ainult see pastoraalne praktika, millest lähtuvalt võib siis hakata juba tekitama uusi ja kiriku algsele õpetusele vastu olus olevaid ka õpetuslikke punkte. Et ma olen seda tegelikult võrrelnud Eesti Vabariigi põhiseaduse temaatikaga, et põhiseaduses ka ju näiliselt kehtivad teatavad asjad, aga mitte keegi ei täida neid. Et argumendi peale näiteks, et põhiseaduses ju seisab, siin on ju räägitud meile Eesti rahva püsimajäämisest, Eesti riigi eesmärk on eesti keele kultuuri püsimajäämine läbi aegade, nii edasi ja nii edasi, sellele kehitatakse õlgu, öeldakse, et tegelikult meil on selline
süvariiklik niinimetatud pastoraalne praktika, ehk siis tänapäeva nõudmistele vastav poliitika ja sellega me läheme täiesti häbitult edasi, me ei hakka mingisuguseid muudatusi siin tegema, põhiseaduses küll seisab, aga me tõlgendame seda teistmoodi, me teeme sellest lihtsalt mingisuguse muu asja ja me ei lase sellel maksna, me ei võta tõsiselt seda nii-öelda konstitutsiooni. Et see sama olukord tegelikult kehtib ka modernistide poolt paljuski juhitud kirikus, vähemalt nendes ringkondades, kus modernistid on kirikus võimu haaranud. Tegelikult üks aspekt või üks teetähis, mis samuti Franciscuse ajal toimus, oli ju alles 2 aastat tagasi, 23. aastal, 2023 jõulude ajal välja antud deklaratsioon Fiducia Supplicans. Ja see anti siis välja Vatikani usudoktriini dikasteeriumi poolt ja selles deklaratsioonis antakse siis vaimulikele luba teatavatel tingimustel õnnistada abieluvälises suhtes olevaid paare, aga nende hulgas ka muuseas neid, kes elavad homoseksuaalses suhtes. Ja loomulikult kogu maailma liberalistlik meedia, kui ta seda Fiducia Supplicansi nii-öelda paavst Franciscuse kuuria poolt antud dokumenti jõulukingina siis vaatasid, kõlas igalt poolt põhimõtteliselt hõiskamist. Tõeline areng, tõeline avatus, see on nüüd see asi, mida kirik peakski tegema. Ja samas see dokument on väga huvitav, et ta ei ütle meile, et abielu peaks olema kuidagi ümber defineeritud. Ta tunnistab, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, aga väljaspool liturgiat võivad hakata preestrid õnnistama abielu, kas siis abieluvälises suhtes olevaid nii-öelda erisoolisi paare või samasoolisi paare. Ja mitte lihtsalt ainult neid, kes neid üksikisikutena, vaid paaridena. Ja kui nüüd keegi tuleb rääkima seda, et kirik ju õnnistab neid ainult üksikisikutena, siis ei, see ei ole päris nii. Sellepärast, et kirik on 2000 aastat alates Jeesusest Kristusest, kes on kiriku autor ja looja, on õnnistanud kõiki neid patuseid, kes pöörduvad. Alati on õnnistatud ja õnnistatakse ka edaspidi, aga siin antakse väga selge selline samm edasi selle pastoraalse praktikaga, millega rajatakse teed juba uutele sammudele. Ja me kõik saame aru tegelikult, et mida see samm teeb. Me kõik saame aru, et see Fiducia Supplicans, see, mida ta ütleb, on teatavas mõttes palju vähem oluline kui see, mida sellega tahetakse öelda ja mida sellega tahetakse teha. Sellega tahetakse nihutada Overtoni akent, sellega tahetakse viia kiriku praktika vastavusse maailmas levinud arusaamadega, et kirik ka võiks erandjuhtudel väljaspool liturgiat, tõsi, aga õnnistada abieluvälises suhtes olevaid paare. Nii. Ja on avatud Overtoni aken, on tehtud pastoraalse praktikaga avatuks see tee, kus siis edasi juba minna hoopis tõsisemate asjadega. Ehk siis nii nagu paljud teised nii-öelda usulised liikumised ja kirikud on juba vastu võtnud, ehk siis näiteks, ma ei tea isegi, õnnistada juba altari ees homoseksuaalseid paare ja nii edasi. Et see on see, mida see dokument on teinud ja loomulikult see dokument, see Fiducia Supplicans sai ka väga tõsist kriitikat, kaasa arvatud nende kardinalide poolt, keda ma siin juba eelnevalt mainisin, kes Amoris Laetitiale kirjutasid oma duubia, aga ka mitmetelt teistelt piiskopidelt ja mis kõige huvitavam oli see, et peaaegu in corpore terve üks manner, nimelt Must manner, Aafrika, hülgas selle dokumendi Fiducia Supplicansi ja ei aplitseerinud seda oma diotseesides. Juba see näitab tegelikult jällegi pretsedenditut sellist nagu lõhenemist ja problemaatikat kirikus, kus üks, nagu siin juttu on juba olnud, revolutsiooniline tiib
üritab seda Overtoni akent avada ja üritab kiriku pastoraalseid praktikaid viia vastavusse liberalistlike ja maailmas olevate praktikatega ja teiselt poolt need inimesed ja need piiskopkonnad, kes on väga selgelt katoliku õpetuse ka juures kinni, ütlevad, et see ei ole lihtsalt vastuvõetav, et see on väga selgelt ju öeldud, et igasugune homoseksuaalne praktika ja homoseksuaalses suhtes elavad inimesed on surmapatus katoliku kiriku õpetuse järgi. Et siin ei ole mitte mingisugust küsimustki, ka praegune katekismus sedastab seda. See on loomuvastane patt, millega inimene tegeleb ja ainus väljapääs sellest on selle patu tegemise lõpetamine ja eelkõige kiriku sakramentide juurde pöördumine, pihi ja armulava sakramendi juurde pöördumine, seda juba siis kahetsenuna. Need on need vahendid ja siis kirik loomulikult ka õnnistab neid inimesi, kes tahavad tulla ja tõesti kutsuda oma elus esile tõsise muudatuse. Aga siin me näeme midagi muud ja järjekordselt väga paljudel juhtudel on see temaatika jäänud mitmetes piiskopkondades adresseerimata, seda ei ole piisavalt käsitletud, see on pühitud vaiba alla. Nii et järjekordselt kui ma mõtlen oma nooruse õpingute peale, siis ma ei kujutaks lihtsalt ette sellist olukorda, et ühte kiriku dokumenti, kiriku õpetusameti dokumenti hülatakse peaaegu terve mandri piiskoppide poolt. Jah, aga täpselt sama asja me võime näha ka paljudes protestantlikes kirikutes, täpselt seda sama metoodikat ja selles mõttes on sellest väga oluline rääkida ja sellele oma sõrme asetada, et inimesed saaksid aru, milline on see metoodika või kuidas on see taktika, kuidas siis revolutsioon kirikutes, erinevates kristlikes ühendustes ja kirikutes edasi liigub. Et selles mõttes ei ole isegi mitte Vatikan siin teerajaja, vaid pigemini sabassörkija. Et võtame näiteks Soome evangeelse luterliku kiriku, kus siiamaani ei ole minu teada abielu käsitust suudetud ära muuta. Praegu on piiskopid teinud ettepaneku, Soome piiskopid, et kirikus võiks kehtida võrdselt 2 abielu käsitust. See on juba ka omaette täiesti suur skandaal, et kuidas saab kirikus olla 2 erinevat õpetust kehtida samaaegselt, mis välistavad üksteist põhimõtteliselt. Et on sooneutraalne abielu käsitus ja siis tavapärane kristlik, piibellik abielu käsitus. Aga millele ma tahtsin praegu tähelepanu juhtida on see, et tegelikult homopaarid võivad Soome kirikus altari ette astuda ja see on tehtud võimalikuks sel viisil, et kiriku õpetust ei ole muudetud. Õpetust ei ole muudetud. Muudetud on antud välja selline pastoraalne ettekirjutus. Täpselt nii nagu see taktika on olnud siis ka Franciscuse pontifikaadi ajal katoliku kirikus ja tegelikult juba mõneti varem on antud välja pastoraalne selline juhis, mis lubab pidada palvusi samasoolistele paaridele või siis samasooliste paaridega koos palvetada. Ja loomulikult see on väljaspool liturgilist konteksti, et see on nii-öelda vabas vormis palvus, aga seda saab siis iga kohalik kirikuõpetaja vormistada näiteks niimoodi, et orel mängib pulmamarssi ja peetakse siis laulatusele sarnanevat talitust, aga võib-olla mingid elemendid sealt on välja jäetud, aga tegelikus elus on ju kõik täpselt nii, nagu ühel kristlikul laulatusel on, ainult et on leitud siis see viis, kuidas formaalselt õpetusega vastuollu minemata tehakse tegelikult ikkagi seda, mida tahetakse. Ja see on täpselt see sama metoodika ju ka nüüd, mida me oleme siis paavst Franciscuse ajal näinud katoliku kiriku sellistes liberaalsetes, progressiivsetes ringkondades, just eriti lääne diötseesides, mitmel pool siis Saksamaal ja USA-s ja kus iganes,
kus siis jäetakse õpetus küll formaalselt kehtima, aga see ei aktualiseeru enam, sest leitakse õigustusi, et viia siis see pastoraalne praktika, mis on nagu mingisuguse paavstliku dokumendiga lubatavaks muudetud, viia see ellu. Ja seesama jesuidi paater James Martin, keda ma mainisin varem, et tema oli ju muideks üks esimesi, kes siis selle fiducia supplicansi alusel ka homopaare õnnistama hakkas. Et ma usun, et ma mäletan õigesti, et ta oli vist tõesti üks esimesi vähemasti, kes juba ammu oleks seda hea meelega teinud. Oli kahtlemata, et ta vist kas samal päeval või järgmisel päeval juba postitas sotsiaalmeediasse sellise propagandistliku pildi, kus ta selle õnnistusega läbi viib. Ja mul on see ka nagu meelde jäänud, et see tuli üsna kohe, üsna ruttu. Et me näeme, et neid samme astutakse kirikus just nimelt siis reaalsuse muutmiseks, ehk siis nii-öelda progressi ja revolutsiooni edendamiseks. Ja tegelikult siin ongi minu meelest vastamisi kaks täiesti vastandlikku arusaama sellest, mis on kirik või mis peab kirik olema, mida ta peab endast kujutama. Et võib-olla protestantismisse tuleb natukene selgemini esile selles mõttes, et 16. sajandil toimus reformatsioon ja tänapäeva peavoolu protestandid, peavoolu luterlased tõlgendavad seda kui revolutsiooni, kui liikumist, mis peabki ajaga kaasas käima, mis peabki progressiivsed väärtused kirikus kehtestama, see on selline pidev muutumine, pidev revolutsiooniline protsess kirikus. Aga kui võtta usuisa Martin Lutheri kirjutised ette, et siis me näeme, kuidas tegelikult tema jaoks tähendas see restauratsiooni, ehk siis Jumala sõna ja apostelliku õpetuse restaureerimist, mida siis tema arvates ja tema hinnangul tolle aja katoliku kirikus, mis oli siis kuidagi kõrvale jäänud. Et see oli tema taotlust. Ja tegelikult täpselt seesama võitlus ja vastuolu tänapäeva Rooma katoliku kirikus minu meelest on seesama, kirjeldatav selle sama mõistete paariga. Ühed tahavad revolutsiooni ja teised tahavad restauratsiooni, ehk siis seista sellel alusel, mida kirik formaalselt on alati oma aluseks tunnistanud, mis ongi kiriku õpetuslik ja usuline alus, mida ei tohi muuta, aga revolutsionäärid leiutavad üha uusi viise, kuidas sellest mööda hiilida. Ja võib-olla et siin nagu ongi hea tulla selle teema juurde, et me meelega ei ole ju tahtnud rääkida tänases saates niivõrd paavst Franciscuse isikust ja see ei ole isegi niivõrd oluline, kui rääkida sellest, mis tema valitsemise ajal toimus kiriku juhtimisel. Ja selles mõttes on nüüd võib-olla hea ka vaadata natukene ettepoole, ja arutleda selle üle, nii palju kui meil aega selleks veel on, et kas see suund, mida paavst Franciscus nii jõuliselt esindas ja edendas katoliku kirikus, kas see suund võiks ka jätkuda järgmise paavsti ajal, kes siis arvatavasti valitakse maikuus, et kas, ütleme, need reaktsioonid, mida paavst Franciscus saavutas oma tegevusega, nagu sa mainisid, et terve Aafrika manner põhimõtteliselt lükkas tagasi tema selle dokumendi fiducia supplicans või seal antud siis nii-öelda selle loa õnnistada siis ka väljaspool liturgilist konteksti koos elavaid paare. Ja paljudes teistes valdkondades või mitmetes teistes valdkondades on ju see samamoodi olnud, eks ole, et me üldse ei jõudnud mainida näiteks traditsioonilise missa jätkuvat piiramist ja samal ajal me teame, et lääneriikides on just väga paljud noored tulnud katoliku kirikusse ja hakanud käima just nimelt traditsioonilistel missadel, et see võiks olla tegelikult tulevikus üks kiriku sellise vaimuliku uuenemise lähtekoht üldse. Et kuidas nüüd vaadata nendele või kuidas hinnata neid väljavaateid selles olukorras, kus me praegult oleme või kus katoliku kirik praegult on, et kas järgmise pontifikaadi ajal
me võiksime näha mingisuguseid muudatusi nii-öelda kiriku tagasiliikumist, naasmist kiriku traditsioonilisele alusele või me näeme ikkagi revolutsiooni edasiminekut, üha uute ja uute projektide ja programmide avamist, elluviimist, Overtoni akna veelgi edasi suuremat nihutamist. Eriti võttes arvesse seda, et need valijamehed või kardinalid, kes siis hakkavad uut paavsti valima, neid on siis on nimetatud arvu 138, mõnedes teistes allikates on natuke teised arvud olnud 135 ja ma ei tea täpselt, ütleme, et siis umbes ligi 140 kardinali, kellest üle 100 on siis paavst Franciscus ise määranud ja kes on ka mingis mõttes ju tema nägu või vähemasti nad peavad olema olnud tema suunaga nõus, et nad on üldse kardinaliks saanud, sest vaevalt ta sinna väga palju oponente nagu määras. Nii et mis on üldse need väljavaated, et katoliku kirikus toimub mingisugune selginemine, ärkamine, probleemide teadvustamine ja muutus tagasi selle pärandi juurde, mis on tegelikult defineerinud katoliku kirikut läbi sajandite. See on tõepoolest hea küsimus ja meie järgi jäänud saateaeg ei ole piisav selleks, et seda teemat arutada süvitsi, isegi mitte kraapida pinda natukene, aga tõepoolest see on küsimuste küsimus praegu, et 135 kardinali on need, kes praegu hääletavad, nad peavad olema alla 80 aasta vanad ja minule tundub, et kõige tõenäolisem variant on praegu see, et ka selline modernistlik tiib kirikus pigem panustab sellise vahe pontifikaadi peale, mis oleks võimalikult lühikene ja natukene rahustaks maha, sest ega Franciscuse suhteliselt autoritaarne valitsemisstiil on suutnud tekitada probleeme ka nendes, kes algselt olid Franciscuse pooldajad. Et seda võib välja lugeda nii mõnestki väljaütlemisest katoliku kirikus. Aga idee, et sinna võiks saada autentselt traditsionaalne paavst, see on loomulikult kõige südamelähedasem asi üldse minule ja loomulikult ma ise palvetan ja palun, et kõik inimesed, kaasa arvatud ju tegelikult ka mittekatoliiklased, palvetaksid selle eest, et katoliku kiriku juhiks tuleks tõepoolest paavst, kes katoliku kiriku usku, katoliku kiriku pärandit kaitseks niimoodi, nagu üks paavst seda peab tegema, võib-olla üks parimaid kandidaate selles vallas oleks kardinal Robert Sarah, Aafrika kardinal suurepäraselt selgete väljaütlemistega kardinal. Muuseas, konklaavil on üks selline väike pisikene küsimus, et me oleme harjunud võib-olla sellega, et konklaav valib ja alati ta on peaaegu siin viimased, olgu siis vist 700 aastat ka seda teinud, valinud alati paavsti enda seast, aga tegelikult konstitutsioon näeb ette seda, et paavstiks võidakse valida ükskõik milline ristitud katoliiklik mees. Seda isegi olukorras, kus ta ei pea olema vaimulik. Nii et paavstiks võidakse teoreetiliselt valida ükskõik milline katoliiklik mees. Loomulikult selle võimalus on lähedale nulli või null. Aga mina arvan, et katoliku kirik on jõudnud sinna juurde, kus seda modernisatsiooni ja liberaliseerumist ei saa teha ilma väga tõsiste tagajärgedeta. Et kui siin peaks tulema nüüd keegi, kes jätkab sellise, kuidas öelda, tehnokraatliku ja diplomaatilise hoiakuga Franciscuse poliitikat, nii nagu võiks näiteks oletada
riigisekretäri kardinal Pietro Parolini paavstiks olemise ajast ja tehakse seda samasuguse järjekindlusega, siis siin peab tulema mingisugune muudatus ja ma arvan, et siin ei ole võimalik seda teha ilma, et tekiksid juba väga tõsised lõhed kuni kiriku lõheni välja. Et need märgid tegelikult on olnud õhus paavst Franciscuse pontifikaadi ajal ka, seda on suudetud veel kuidagi ühtsena hoida seda kirikut, aga kui nüüd siin ei toimu mingisugust normalisatsiooni a la Benedictus 16. pontifikaadi raames või siis sellise jõulise, aga samas igati traditsioonilismeelse ja elu pooldava paavsti nagu Johannes Paulus II eeskujul oleva pontifikaadi raames, siis ma näen, et asjad võivad minna väga tõsiseks. Igal juhul tegelikult see, mida me praegu kirikus näeme, see tõepoolest annab tunnistus sellest, et see võitlus käib ka kiriku sees ja seal on see võitlus eelkõige väga tõsine. Et me peame muidugi tunnistama seda, et katolik usk ei ole paavsti oma, see ei ole piiskoppide oma, see ei ole preestrite oma, see ei ole minu oma. See on usk, mis on antud Kristuse poolt apostlitele ja paavstidel ning piiskoppidel, kardinalidel on kohustus seda edasi kanda. Täpselt samuti nagu minul tavalise katoliiklasena on seda kohustus edasi kanda oma enda perekonnas, oma enda elus. Sestap me võime teatas mõttes nagu rahumeeli ka ütelda seda, et kõikidel katoliiklastel on alati võimalus pöörduda usu alglätete poole, lugeda meie kas või katekismust, lugeda varajasi kiriklikke dokumente, need on kõik olemas, neid saab kõik kätte, see usk tegelikult on muutumatu ja mitte keegi ei saa meie usku kui sellist meilt ära röövida, kui me ei lase seda ise ära röövida. Loomulikult tasub siin meenutada seda, et ja mis see on minu arvates peamine küsimus ja sellega ma ka lõpetan, et kui juba 60. aastatel ütles paavst Montini ehk siis Paulus VI seda, et kirikus on kuskilt praos sisse tulnud saatana suitsu ja kirik on jõudnud sammub edasi enesehävituse teel, via dell'autodistruzione, nagu seda öeldakse itaalia keeles, siis see küsimus tegelikult on jätkuvalt edasi, et kas paavstiks saab keegi, kes juhib Peetruse laeva täis suitsuses juhtimisruumis või üritab ta nüüd aknad lahti teha ja tõepoolest selle saatana suitsu sealt minema kihutada ning pöörata Peetruse laeva sinna, kus kirik võiks hakata kosuma, kasvama ja oma traditsioonide ja juurte juurde tagasi pöörduma eelkõige selle kaudu, mida sa juba mainisid, mis on liturgiline ärkamine oma enda traditsioonis, vana missa tagasipöördumine igale poole, kus see peab olema, kõikidele kiriku altaritele. Noored muuseas ja pöördujad annavad sellest tunnistust väga paljudes kohtades, nii Prantsusmaal, nii USA-s, kes on huvitatud eelkõige autentsest kiriklikust traditsioonist. Nii et need on nüüd küsimused, mille osas me ilmselt oleme mõne nädala pärast juba kõvasti targemad, küll aga peame kahtlemata palvetama selle eest, et paavstiks saaks keegi, kes hoiaks kiriku usku, kiriku traditsiooni eelkõige iseenda kõikidele ja kõikide ustavate jaoks. Ja, ma ühinen ka nende mõtetega ja leian, et rohkesti pühavaimu tuult on vaja kirikulaevale purjedesse. Tõepoolest, nii on. Veiko, ma tänan sind selle diskussiooni eest ja veel kord soovin nii sulle kui kõikidele meie kuulajatele rõõmsat ülestõusmisaega. Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Meie oleme eetris juba nädala pärast. Kõike head ja kuulmiseni!
Objektiivi raadio